2 miljonit inimest lugesid sama raamatut ja otsustasid ühte meest vihata. Tema nimi oli Anatoli Bukrejev, tollal elanud kõige väljapaistvam kõrgmägironija. Ja see raamat väitis, et ta oli argpüks, kes jättis oma kliendid maha kõige surmavamal ööl, mida Everest kunagi näinud oli. See raamat müüs 2 miljonit eksemplari, võitis suuri auhindu ja selle kirjutas mees, kes ise kohal oli. On ainult üks probleem. Tere tulemast ekstreemsusesse. Umbes kell 13:07 pärastlõunal, 10. mail 1996 astus see 38-aastane Kasahstani alpinist nimega Anatoli Bukrejev maa kõrgeimale tipule. Ta lõi oma jääkirka lumme ja seisis hetkeks lihtsalt paigal, vaadates õudusega seda, mida ta nägi. Ja see polnud sellepärast, et ta oli Everesti tipus. Sellel kitsal jää ja kiviga kaetud harjal, kus ta nägi hiiglaslikke mägesid pilvedest välja turritamas nagu hambatikud. See oli sellepärast, et kaugel tema all, mööda harja, mis viis tippu, nägi ta 10 ronijaid, kes ikka veel ülespoole liikusid. 10, kuid kell oli juba pärast 1 pärastlõunad. Anatoli oli ise ebatraditsiooniline mägironija, kuid isegi tema teadis, et üks reegel, mida Everesti puhul ei tohi kunagi rikkuda, on see, et kui sa ei seisa tipus umbes kella 2 pärastlõunal, peeksid sa alla tagasi minema. Ja põhjus ei ole selles, et seal üleval oleks mingi piletimüüja, kes pärast 2 uksed kinni paneb. See on lihtsalt terve mõistus. Päike loojub Himaalajas umbes kell 6 õhtul. Ja kui see juhtub, läheb väga kiiresti pimedaks. Kui jõuad tippu hiljem kui selleks ajaks, on suur tõenäosus, et sa ei jõua enne päikeseloojangut turvaliselt pagasilaagrisse. Ja nagu võid ette kujutada, pole maailma kõrgeimal mäel pimedas lõksu jäämine just see, mida keegi eriti tahaks. Aga mägironijad, keda Anatoli allpool jälgis, polnud pärast kella 1 pärastlõunal sugugi tipu lähedal. Selle tempoga oleks neil vedanud, kui nad jõuaksid siia üles kella 4 pärastlõunal. Miks nad siis ikkagi veel ronisid? Mida nad ometi mõtlesid? Tal ei makstud selle eest, et ta selle pärast muretseks. Scott Fisher palkas Anatoli mägironimiskiidiks, kes oli Mountain Madnessi juht ja üks selle ekspeditsiooni korraldajatest. Tema tööks oli aidata selle ekspeditsiooni ronijatel turvaliselt tippu jõuda. Ja järgmised 90 minutit tegigi ta täpselt seda. Ta laskus alla, nägi 1 või 2 ronijat, kes tõsiselt pingutasid ülessaamisega, kinnitas end nende kõrvale ja põhimõtteliselt vedas nad ülejäänud tee tippu välja. Ta aitas neil ka endast seal üleval fotosid teha, sest kes siis ei tahaks endast pilti maailma tipus. See oli kõik Anatoli jaoks üsna tavaline giiditöö. Kuid kell 14:30, 10. mail 1996 otsustas ta teha midagi, mida peetakse hiljem üheks kõige hoolimatumaks teoks, mida mägironimiskiid Everesti ajaloos teha võib. Ta pöördus tippu jõudes ümber ja hakkas tagasi alla minema. See ei olnud üldse loogiline. Iga suurem lääne kommertsekspeditsioon siin Everesti mäel järgib lihtsalt põhimõtet, et mägigiidid on oma klientidega kogu tee üles ja kogu tee tagasi alla. Ma mõtlen, kogu põhjus, miks inimesed maksavad varanduse, et sinna üles saada, on see, et keegi kogenud oleks kogu aeg nende kõrval ja giidid teavad seda. Aga Anatoli lihtsalt ei tahtnud oodata. Ilma kellelegi ütlemata hakkas ta laskuma mööda seda uskumatult kitsast jää ja kiviga harja, mis oli Everesti tipp. Mõnes kohas on selle harja rada vaevu laiem kui su enda 2 jalga. Kui sa libised ja kukud vasakule või paremale, siis kukud sa meetreid alla. Selle harja keskel jookseb üks ainus õhuke köis, mis on jää külge kinnitatud. Ronijad kinnitavad oma rakmed kõie külge ronimise ajal, et end kukkumise eest kaitsta. Ja tavaliselt toimib see üksikõis nagu ühesuunaline tänav, sest kõik liiguvad aeglaselt ja vaevaliselt ülespoole ning tundide pärast liigub see hulk inimesi alla tagasi. Aga Anatoli liikus sel päeval voolule vastu nagu hull juht, kes kihutab vales suunas läbi surevate inimeste ummiku. Nii et iga kord, kui Anatoli kohtas üles ronivat klienti, kui ta ise alla liikus, pidi ta turvakõiest täielikult lahti haakima, kliendist mööda manööverdama ja uuesti kõie külge kinnituma. Seda ikka ja jälle tehes kulus tohutult füüsilist jõudu. Jõudu, mida ta oleks ausalt öeldes võinud kasutada selleks, et aidata oma meeskonnal tippu jõuda. Ma ei tea, kuidas sinuga on,
aga mina oleksin küll täiesti maruvihane, kui mina oleksin see ronija, kellest ta möödus. Ma lämbun siin, tassides seljas seda kohmakat, rasket metallist hapnikuballooni, samal ajal kui võitlen iga viimasegi sentimeetri eest jääl. Ja siis vaatan üles ja näen seda meest, kes peaks mind just selle viimase lõigu peal ergutama, praktiliselt mööda mäge alla liuglemas nagu Fred Astaire, kes trepist alla kõnnib. Mees, ma tunneksin nagu see tüüp, kellele ma just varanduse maksin, et ta mind kaitseks, oleks mind lihtsalt surema jätnud. Aga Anatoli ei paistnud hoolivat sellest, kuidas see välja nägi. Ja kuna ta oli üksi ega aidanud kedagi, liikus ta uskumatult kiiresti. Ta oli nii kiire, et 10. mai õhtuks kella 5 oli ta turvaliselt tagasi 4. laagris. Muide, 4. laager Everesti mäel ei ole tegelikult isegi selline laager, nagu sina või mina seda ette kujutaksime. See on põhimõtteliselt lihtsalt tasane, lage koht, otse 2 mäetipu vahel. Aga seal olid telgid. 26 000 jala kõrgusel on sellest küllalt. Hetkel, kui Anatoli jõudis 4. laagrisse, tõmbas ta oma telgi lahti, roomas sisse, et lõpuks pääseda purevast tuulest ja hakkas kohe löögastuma. Ta süütas oma väikese matkapliidi ja hakkas lumetükke sulatama, et teha kuuma teed. Kõrvaltvaatajale tundus, et Anatoli arvas, et tema töö on tehtud. Kõik, mida ta nüüd tegema pidi, oli istuda, sooja hoida ja oodata, kuni ülejäänud ekspeditsioon kuidagi mäest alla tee leiab ja laagrisse jõuab. Kuid kui Anatoli istus oma telgis suhtelises vaikuses ja kuulas oma väikese pliidi suminat, hakkas taevas väljas muutuma. Kui ta vaatas veidi pärast poolt kuud telgist välja, hakkas tuul nailonist seinu jõuliselt rappima. Lumehelbed langesid üha kiiremini ja taevas muutus kiiresti tumedaks, ebaloomulikuks halliks. Tema näost pidi kogu veri olema kadunud. Ta teadis täpselt, mida see tähendas. Halvim, mis võis juhtuda nende mägironijatega, kelle ta sinna üles oli maha jätnud, juhtus juba praegu. On lihtne sellele hetkele tagasi vaadata ja mõelda, et mägi karistas teda selle eest, et ta liiga vara alla tuli. Aga tõde on see, et see torm oli vaid ajend palju süngemale poleemikale, mis jäädavalt määris kogu selle ronimishooaja. Et mõista, mis selle kõige põhjustas, peame hüppama paar kuud ajas tagasi. 1996. Aasta kevadeks oli Everesti vallutamine muutunud. Sellest oli saanud väga kommertslik ettevõtmine. Põhimõtteliselt võis igaüks, kellel oli $65,000, endale mäele pääsu osta. See tähendas, et tol hooajal polnud kõik kliendid kogenud mägironijad. Nad olid jõukad spetsialistid, seltskonnategelased, arstid ja ajakirjanikud. Ning nad ootasid esmaklassilist personaalset kohtlemist. Nad eeldasid, et midagi ei lähe valesti. Aga 1996 aasta oli hooaeg, kus kõik läks viltu. Lakkamatud tormid olid tippu nädalaid räsinud. Nii et kui 10. mail avanes haruldane kitsas selgeilmaga aken, püüdis peaaegu iga giidifirma samal päeval tippu jõuda. See tekitas tohutu, aeglaselt liikunud ummiku mäe kõige surmavamal osal. Selleks ajaks, kui need kurnatud mägironijad lõpuks tippu jõudsid, olid nad rangest kella 2 ajapiirist juba ammu üle läinud. Ning nende hapnik oli ohtlikult otsa saamas. Aga nende meelest olid nad väljaspool ohtu. Järgmine suur torm pidi saabuma alles homme. Everestile see teade ei jõudnud. Kella 6 õhtul muutus taevas pilkas pimedaks. Ootamatu lumetorm tavas 10 kaitseta mägironijaid, kes alles laskusid mäest alla. Orkaanitugevusega tuuled räsisid mäeharja kiirusega üle 70 miili tunnis, langetades tajutava temperatuuri kuni 100 kraadini alla nulli, mis külmutab palja naha. Kuid külm polnud isegi suurim oht. Selleks oli lumi. Tahked jääkristallid paisati horisontaalselt ebainimlikul kiirusel. Kujuta ette, et pistad pea välja liikuva auto aknast maanteel, samal ajal kui keegi viskab sulle otse silma liiva. Ronijad pidid hingamiseks tuule eest näo kõrvale pöörama. Ja kui sa teed seda täielikus valges udus, kaotad igasuguse suunataju. Vasakule, paremale, edasi, tagasi. Kõik muutub lihtsalt pimestavalt valgeks seinaks. Ja enne kui mägironijad jõudsid end valmis panna, tabas lumetorm 10 kaitseta ronijaid, kes alles laskusid mäe ülemistel nõlvadel 70 miili tunnis.
see on sama kiire kui maanteel kihutav auto, mis peksab nende väsinud kehasid. Tuulekülm langes umbes 100 kraadini alla nulli. Piisavalt külm, et paljast nahka tabaks vähem kui minutiga külmakahjustus. Aga kõige suurem probleem polnudki külm, vaid lumi, mida see tuuline torm ringi paiskas. Tahkt jääkristallid paisati horisontaalselt ebainimlikul kiirusel otse nende nägude pihta. Ronijad, kes sellele tormile vastu seisid, ei suutnud lihtsalt oma silmi lahti hoida. Nad lihtsalt ei suutnud. Kujuta ette, et pistad pea välja liikuva auto aknast maanteel, samal ajal kui keegi viskab sulle otse silma liiva. Nad pidid pöörama oma näo tuule eest kõrvale, et üldse hingata ja oma silmi kaitsta. Ainus probleem oli see, et neil polnud enam aimugi, kus on vasak, parem, edasi või tagasi. Sest kõikjal ümberring oli lihtsalt valge. See on kõige hullem olukord, kuhu ükski mägironija sattuda võib. 10. mail 1996 sattus Anatoli ekspeditsiooni giidide ja mitme kliendi grupp täpselt sellisesse õudusunenäosse. Nad liikusid aeglaselt mööda harja allapoole, kui torm tabas neid täiesti ootamatult ja nad olid selleks täiesti ettevalmistamata. See on irooniline, sest nad olid sõna otseses mõttes vaid 200 jala kaugusel 4. laagrist, mis oleks olnud turvaline, kuid selles lumivalges pimeduses oleks see võinud sama hästi olla ka teisel mäel. Tundekestel pimestavas lumes tegid nad vaid üht. Rändasid pimeduses ringi, lootes kuidagi 4. laagri telkidel otsa komistada, kuigi nad ei näinud isegi vähem kui meetri kaugusel enda ette. Kuid lõpuks oli grupp sunnitud täielikult seisma jääma, sest läbi tuisku piiludes said nad aru, et olid ekselnud otse Kangshungi seinaservani. See on tuhandete jalgade kaugusel kohast, kust nad alguses alustasid, ja otse mäeserval. Veel üks samm vales suunas ja nad oleksid otse mäelt alla kukkunud. Nad olid täielikult lõksus. Nad ei saanud edasi minna, neil polnud aimugi, mis suunas oli tagasi. Ja pea meeles, tuuled puhusid endiselt raevukalt. Nii et nad tegid ainsat, mida nad said teha. Nad vajusid jääle ja tõmbusid üksteise vastu kokku. Nad roonisid sõna otseses mõttes üksteise otsa, püüdes meeleheitlikult jagada seda vähest kehasoojust, mis neil veel alles oli. Ausalt öeldes on see kõige õnnetum ja hirmutavam olukord, mida inimene võib taluda. Eriti pärast seda, kui on makstud 10 000 dollareid selle eest, et kogenud teejuht oleks kohal just selliste olukordade vältimiseks. Kui tunnid möödusid pimeduses, hapnik oli täiesti otsas ja nende kehad hakkasid külmast alla andma. Hakkas mõnele neist kohale jõudma, et see võibki olla lõpp. Nad ei leia enam teed tagasi. Ja otse sellest tormist, läbi tuisu astudes nagu Arnold filmis Terminaator 2 vrakist välja tulles, ilmus Anatoli. Ta veedas füüsiliselt 3 klienti otse sellest sasipuntrast peaaegu 300 meetrit tagasi, otse 4. laagrisse. Ja ta tegi seda 3 korda, orkaani ajal, täiesti üksi ja ilma hapnikuta muide. Kui päike järgmisel hommikul lõpuks tõusis, oli Anatoli üksinda päästnud 3 inimese elu. See on tänaseni üks suurimaid individuaalseid päästeoperatsioone mägironimise ajaloos. Kuid selle ühe ainsa tormi tõttu hukkus 8 inimest. Ja kui ellu jäänud lõpuks poolenisti külmununa tsivilisatsiooni juurde tagasi jõudsid, olid mõned neist kaotanud sõrmi, ninad, üks isegi terve käe. Maaen tahtis teada üht asja. Kelle süü see oli? Ja see mees arvas, et tal on vastus olemas. Tema nimi oli John Krakauer ja ausalt öeldes tundus ta olevat ideaalne inimene sellele küsimusele vastama. Esiteks oli John väga hinnatud ajakirjanik ajakirjas Outside. Mees oli sõna otseses mõttes välja õppinud uurima ja lahti seletama väga keerulisi katastroofe. Teiseks oli John tegelikult selle sama tormi ajal Everestil tasuline klient. Nii et ta elas selle õudusunenäo ise läbi. Ta nägi inimesi suremas. Ta oli ise peaaegu surmasuus. Ja kui ta koju läks, et lugu kirjutada, siis John osutas näpuga konkreetsete otsusta ja inimeste peale, kes tema arvates tol päeval oma tööd ei teinud. Ja üks inimestest, keda ta süüdistas, oli, nagu te arvasite, Anatoli. John ütles täpselt seda, mida igaüks, kes seda lugu vaatab, mõtleks. Ja muidugi,
Anatoli päästis 3 inimest, seades oma elu suure ohtu, seda ei saa eitada. Aga miks nad üldse olid seal kobaras lõksus? Kas see polnud osaliselt sellepärast, et nende teejuht, just see inimene, kes oleks pidanud nad koju juhatama, hoopis hülgas nad harjal, lihtsalt sellepärast, et oli hilja. Ja sellega asi ei piirdunud. Sellel tõusul otsustas Anatoli ronida ilma lisahapnikuta. See oli tema 4. tõus sinna ilma hapnikuta. See on tavalise alpinisti jaoks pöörane saavutus, kuid Anatolil oli sellel ekspeditsioonil suurem vastutus kui ainult tema isiklikud saavutused. Tema ülesanded nõudsid seal üleval lisajõudu. Lisajõudu, mida ainult pudelihapnik annab alpinistidele nendel kõrgustel. Ja vaata, kui sulle makstakse $25,000 selle eest, et sa hoiaksid inimesi elus, siis otsustada ronida ilma lisahapnikuta. Kui see oleks kindlasti võimaldanud tal selgemalt mõelda ja rohkem kliente aidata, oli see Johni arvates lihtsalt ülbe ja argpükslik viga. Hämmastav on see, kui kiiresti see vaidlus levis. Johni artikkel oli nii populaarne ja kirglik, et ta kirjutas oma kogemusest kiiresti raamatu, mis ilmus järgmisel aastal. Selle nimi oli Into Thin Air ja see on siiani üks populaarsemaid seiklusraamatuid, mis kunagi kirjutatud. Müüdi miljoneid eksemplare. See tõlgiti 10 keeltesse. See oleks peaaegu Pulitzeri võitnud ja pean ausalt ütlema, et ma mõistan, miks. Ma mõtlen, et kirjutis on lihtsalt erakordne. Ja kuigi John ei pruukinud seda nii mõelda, kujutati Anatoli Bukrevit selles raamatus kui geniaalset, kuid isekat ja argpükslikku giidi, kes vedas oma kliente alt ning oli sunnitud kangelast mängima vaid selleks, et omaenda segadus ära koristada. Kuid Menuki ja nominatsioonide, aastatepikkuste klassitundide ja raamatu arutelude all, kus John Krakaueri versiooni peeti peaaegu pühakirjaks, on olemas ajajoon, tegelik, minutilt üles tähendatud ülevaade sellest, mida Anatoli Bukrejev tol ööl tegi. Ja kui sa selle süüdistuse kõrvale paned, juhtub midagi kummalist. Argpüks kaob ja see, mis alles jääb, näeb palju rohkem välja nagu ainus mees sellel mäel, kes tegi täpselt seda, mida ta lubas. Lähme siis tagasi mitte raamatu juurde, vaid mäe enda juurde ja nende tundide juurde enne, kui keegi teadis, et torm on tulemas. Kell on 14:30. Sa seisad sellel noanderal kitsal harjal 8800 meetri kõrgusel ja vaatad seda tohutut, hirmutavat väsinud mägironijate ummikut. Sa pead lihtsalt edasi liikuma, et sooja saada. Ilma lisahapnikuta on sinu ainus kaitse halvatava külma vastu kiirus. Sa tuled pikast nõukogude alpinistide reast, kes ei pidanud mäegiide abistajateks. Sind õpetati, et iga alpinist peab olema iseseisev ning giidi tegelik ülesanne on olla teerajaja, kes rajab tee, kinnitab kõied ja on viimane turvavõrk, kui kõik läheb täiesti valesti. 1991. Aastaks oli kogu see süsteem riikliku rahastuse ja palgaga, mis võimaldas sul ronida töö asemel, kokku varisenud koos riigiga, mis selle lõi. Aga sa jätkasid ronimist ikkagi, sest selleks ajaks polnud see enam karjäär. See oli ainus asi, mida sa tegelikult oma elus teha tahtsid. Oli kuid, mil sa ei saanud endale isegi toitu lubada. Sa leenasid teiste meeste varustust, sest sa ei saanud endale oma varustust osta. Ja ikkagi 10 erineval korral seisid sa ühe maa 14 kõrgemast mäest tipul ilma ainsagi baloonihapniku hingetõmbeta. Nii et kui sa sel hooajal Scott Fisherile giidiks hakkasid, ei teesklenud sa midagi, mida sa ei olnud. Sa ütlesid talle otse, et sa ronid puhtalt või ei roni üldse. Ja Scott mees, kes mõistis täpselt, millise ronija ta palkas, nõustus, et kui grupp hakkab maha jääma, kui üleval läheb kitsaks, tuled sina kiiresti alla. Võtad hapniku ja varustuse ning oled valmis uuesti üles minema, kui kedagi on vaja välja tuua. Nii et kell 14:30, kui see ummik ikka veel tipu poole roomas, teades, et mõned neist ei jõua sinna kunagi, tegid sa otsuse. Sa pöördud ringi ja hakkad liikuma alla, üksi, kiiresti. Täpselt nii, nagu sa ütlesid Scottile, et teed. Sa oled ülerahvastatud harjal ja sul pole aimugi, kui vastuoluliseks see otsus kohe osutub. Ainus, mida sa tead, on see, et kell 17:30 telgi taga taevas on muutunud värviks, mida ta nii vara muutuma ei peaks. Ja sisetunne ütleb, et tee võib oodata. Sa liigud välja juba enne, kui tuul korralikult tõusma hakkab. Tuled telgist välja, hapnik juba üle õla visatud sellele, kes seda esimesena vajab.
Sa ei jõua 30 jalani, enne kui lumepimedus neelab kõik enda alla. Isegi oma käsi näo ees pole näha. Pole köit, pole harja, pole silmapiiri, mille järgi suunda võtta. Praegu edasiminemine pole julge tegu. See on lihtsalt kiire viis saada veel üheks inimeseks, kelle see mägi tapab. Nii et sa võitled end läbi tuule tagasi, püüdes jope seljast rebida ja tagasi telki jõuda. Siis ootad piinades tunde, teades, et inimesed on seal üleval lõksus, aga sa ei saa midagi teha, et neid päästa. Sinusuguse mehe jaoks võib see olla kogu öö kõige raskem osa. Kell 7 saab ja möödub, samuti kell 8. Siis, natuke pärast 9, komberdavad tormist välja kujud, poolenisti külmunud, vaevu püsti, aga räägivad. Ja nad räägivad sulle paanikas, et ülejäänud grupp on ikka veel väljas. Kalju serva lähedal lõksus, kõik otsas saamas. Sa lähed telki, otsides kedagi teist, kes oleks valmis sellesse orkaani tagasi minema. Kedagi ei ole. Nii et sa võtad rohkem haplikku ja lähed üksi. Seekord on sul mingi aimdus suunast, usaldades oma mälu maastikust, mille ületasid tundide eest päevavalguses. Sa leiad nad üles. Sa tood neist 3 välja, ükshaaval, läbi tormi, mis ei vaibu hetkekski. Kui taevas hakkab hommikuvalguses halliks tõmbuma, oled sa andnud endast kõik 3 korda järjest. Sa peaksid seal lõpetama. Kõik saaksid aru, kui sa seal lõpetaksid, aga sa ei tee seda. Sest kusagil sinu kohal, ikka veel sellel mäel, on Scott. Mees, kes sind palkas. Lagrissa jõuab teade, et ta ei jõudnudki harjalt alla. Et ta on ikka veel lõunatippu lähedal ja keegi pole temani jõudnud. Nii et järgmisel hommikul, jalgadel, mis olid eelmisel õhtul juba 3 võõrast mäest alla toonud, lähed sa uuesti üles. Leiad ta umbes sealt, kus raportid ütlesid, et ta on. Ja kohe, kui teda näed, tead sa juba. Tema käed on külmakahjustuse tõttu kadunud. Tema sõrmed on jäigalt ümber eimiskit kõverdunud. Tema nägu on veidi taeva poole pööratud, silmad poolavatud, juba kaetud lakkamatult langeva lumega. Sa kökitad ikkagi tema kõrvale. Sa hõiad tema nime, kuigi mingi osa sinust juba teab, et vastust ei tule. 15 aastat ronimist on sulle õpetanud, milline näeb välja surnu keha sellel nõlval. Scott Fisher, mees, kes aldas sulle võimaluse elatist teenida, tehes oma lemmiktegevust maailmas, on läinud. Ja sa ei suuda teda isegi koju tuua, sest sul pole jõudu teda üksi alla lohistada. Päeva lõpuks oled roninud Everest ilma haplikuta, tõmmanud 3 võõrast orkaanist välja ja hüvast jätnud mehega, kes sind tööle võttis, ilma et oleksid sõnagi lausunud. Ja ikkagi, hoolimata kõigest sellest, ärkad sa ühel esmaspäeva hommikul ja leiad eest artikli, mille kirjutas mees, kes magas oma telgis, samal ajal kui sina olid veel tormis väljas. Ja ta ütleb, et sa jätsid oma ronijad maha, nimetades sind sisuliselt argpüksiks. Isiklikult oleksin ma mõistuse kaotanud. Ma oleksin tahtnud karjuda ja üles lugeda iga viimne kui tund, mille ma veetsin tormis, samal ajal kui tema magas, et kogu maailm teaks täpselt, kus tema oli, kui mina veel liikusin. Aga Anatoli ei teinud seda. Ta ei hakanud ajakirjanduses karjuma ega vaidlema. Ta lihtsalt püüdis asja selgitada. Kõigepealt kirjutas ta vastuse Johni väga populaarsele artiklile, et selgitada oma vaatenurka. Ta esitas sündmuste kronoloogia ja oma taktikalise põhjuse, miks ta tol päeval varakult alla läks. Ta lausa anus maailma, et inimesed vaataksid lihtsalt tooreid fakte selle kohta, kes tol ööl tegelikult ellu jäid ja täpselt miks nad ellu jäid. Nad õpetas selle kirja isegi lausega, mida peaaegu keegi ei osanud oodata. Ma ulatan talle käe ja toetan seda püüdlust. Mõned nimetaksid seda üllaks, kuid maailm oli ta juba kurikaelaks valinud. Väike kõrvalepõige. Iga kuu on üks lugu, mis ei jõua kunagi YouTube'i. See on olemas, kui sa seda tahad. Patreon. Link allpool. Nii, kus me pooleli jäimegi? John Krakauer oli maisterlik lüüriline kirjanik, kelle selja taga oli tohutu lääne kirjastusmasin. Anatoli oli stoiline, otsekohene Kasahhist alpinist, kelle emakeel polnud isegi inglise keel. Tead, üks selle kogu juhtumi kummalisemaid asju on see, kui paljus John ja Anatoli tegelikult nõustuvad, isegi kui nad ise seda ei teadnud. Nad mõlemad olid nõus, et kõied oleks pidanud juba varem päeval paigaldatud olema. Nad mõlemad olid nõus, et sellel mäel oli korraga lihtsalt liiga palju kogenematuid ronijaid.
Nad olid isegi mõlemad nõus, et Everestil toimuv kommertstööstus oli läinud liiga kaugele ja müüs kalleid unistusi inimestele, kelle lausalt öeldes polnud seal üleval üldse asja olla. Aga sellega see ka piirdus. Elud Kautati. Mõlemad pooled olid veendunud, et nende vastased eksivad. Sellest pidi saama väga isiklik ja uskumatult segane tüli. Ja täpselt nii juhtuski. Hiljem, 1997 aastal lõi Anatoli käed kirjaniku nimega Weston DeWalt ja avaldas oma raamatu The Climb, et lükata Johni väited punkt punktilt ümber. Sealt edasi hakkasid John ja Anatoli avalikult vahetama kibedaid ja väga tehnilisi kirju ajakirja Outside toimetusele. See muutus nii intensiivseks, et John läks tegelikult tagasi ja uuendas hilisemate hõredasse õhku väljaannete järelsõnu, et vaidleda vastu Anatoli raamatule. Anatoli Leer vastas kohe, nimetades Johni amatöörist kliendiks, kes üritab diivanilt olukorda hinnata, ilma et tal oleks selle mõistmiseks vajalikku pädevust või kogemust. Selle heli jagas Mägironimis maailma 2. Miljonid tavalised lugejad võtsid Johni raamatut kui evangeeliumi, kuid samas olid ka eliitmägironijad, kes mõistsid, miks Anatoli tol päeval sellised otsused tegi. Nad vajasid vahekohtunikku, kedagi, kes tundis nii mägironimist kui ka meediat põhjalikult. See keegi oli Galen Rowell. Kui sa seda nime ei tea, siis peaksid teadma. Galen oli üks kõige austatumaid mägironijaid ja fotograafe maailmas. Ta oli 30 aastat dokumenteerinud just selliseid otsuseid, just sellisel kõrgusel ja surve all. Kui Galen Rowell ütles midagi mäe kohta, siis inimesed, kes tegelikult mägesid ronisid, kuulasid teda. 1997 aasta mais, umbes kuu pärast seda, kui õhkõrn piir poelettidele jõudis, istus Galen Rowell maha ja kirjutas artikli Wall Street Journalile. Ta ei keerutanud. Ta ründas otsejooni versiooni ja tegi seda ühe relvaga, millega on peaaegu võimatu vaielda. Kogu õnnetuse ajajoonega. Kui Anatoli oli seal üksi väljas, magas John oma telgis. See ei ole solvang. John ise oli sel päeval peaaegu surnud. Keegi ei süüdista meest, kui ta pärast seda puhkab. Aga on raske leppida mõttega hoolimatust giidist, keda ei huvitanud, kui ajajoon näitab, et ta oli teadvuseta samal ajal, kui mees, keda ta süüdistab, oli ikka veel väljas tööd tegemas. Ka Galen läks veeldi kaugemale. Ta väitis, et Anatoli ei olnud lihtsalt õnnega koos, vaid et ta mõistis kogu olukorda paremini kui keegi teine sellel mäel, tund enne, kui see tähtsaks muutus. Ta oli märganud, et seal üleval oli veel 15 giidi, kes olid võimelised laskumisega toime tulema. Ta oli hoolitsenud selle eest, et ta tuleks alla puhanuna, söönuna ja valmis liikuma, just juhuks, kui midagi peaks valesti minema. Tema täpsed sõnad olid: Anatoli kangelaslikkus polnud juhus. Ja siis lõpetasid ka need inimesed vaikimise, keda Anatoli tegelikult sellest tormist välja aitas. Sandy Hill Pittman, üks 3 kliendist, kelle Bukrejev oma kätega sellest tormist välja tõi, andis intervjuu, kus ta kirjeldas 2 inimest, kes tol ööl tema elu päästsid. Ja Anatoli oli üks neist. Tema jaoks oli ta selline inimene, kelleks superkangelased filmides ainult teesklevad olevat. Sest kui ta oleks tol ööl teinud kas või ühe asja teisiti, astunud ühe sammu teistmoodi, uskus ta siiralt, et ta ei oleks üldse elus, et seda lugu rääkida. Charlotte Fox, veel üks mägironijatest, kelle Bukrejev sellest nullnähtavusega tormist välja tõi, ütles seda veelgi lihtsamalt. Anatoli päästis mu elu. 1997. Aasta detsembriks oli mägironimise maailm näinud piisavalt tõendeid. Ameerika Alpiklubi, kõige austatum mägironimise institutsioon Ameerika Ühendriikides, andis Anatoli Bukrejevile David A. Soulsi mälestusauhinna. See on kõrgeim vapruse eest antav autasu, mida klubi välja annab. See on moodud spetsiaalselt ronijatele, kes riskivad kõige kallimaga, et päästa kellegi teise elu mägedes. 16 aasta jooksul, mil see auhind oli olemas olnud, oli seda välja antud vaid mõnel korral. Mees, keda maailm oli stereotüüpselt pidanud hoolimatuks ja isekaks, seisis Ameerika Alpiklubi ees ning sai selle kõrgeima autasu just nende tegude eest, mille eest raamat teda hukka mõistis. Ta oli võitnud. Nii avalikult ja täielikult, kui mees tema positsioonil üldse võita sai, oli ainult üks probleem.
3 nädalat pärast seda, kui Ameerika alpiklubi andis talle oma kõrgeima auhinna, oli Anatoli juba tagasi Nepaalis mäel nimega Annapurna. see ei ole maailma kõrgeim koht, kuid omal moel on see isegi ohtlikum. Anatoli üritas midagi, mis ausalt öeldes kõlab peaaegu võimatuna. Talvist tõusu selle lõunaseinal. Teema koos itaallasest alpinisti Simone Moro ja kasahhist operaatori Dmitri Soboleviga olid otsustanud sellele mäele vastu astuda. 9 kuud varem oli Anatolil üks unenägu. Ta oli laviinis. Ta ei teadnud, mis mäel see oli. Kui tema lähedased sellest kuulsid ja ütlesid talle, et ta oleks ettevaatlik ja võib-olla muudaks oma plaane, ütles ta neile, et minu jaoks on juba liiga hilja teist teed valida. See kõlab trotslikult, aga võib-olla oleks ta pidanud kuulama, sest umbes kell 12 päeval, 25. detsembril 1997, kinnitasid 3 meest köisi kitsaskurus, umbes 19 000 jala kõrgusel mäel, kui tohutu lumelaam murdus ootamatult Annapurna läänepoolsest seinast otse nende kohal. Lumelaviin pühkis nad mäelt minema. Simone Moro suutis end välja kaevata, kuigi tema käed olid kõõlusteni katki rebitud. Ta jäi ellu. Anatoli ja Dmitri ei olnud kahjuks nii õnnelikud. Lumelaviin mattis nad tuhandete tonnide külmunud liikuvate rusude alla. Laviini kaoses kadusid nad hetkega. Ja just nii oli Everesti ajaloo kõige õudsema öö kangelane, keda kõik olid argpüksiks nimetanud, läinud. Anatoli tragöödia oli kohene, sest ta ei näinud seda ette. Aga mis juhtub siis, kui sa näed seda ette? Kui sinu ainus reegel hoiatab sind, et sa ei tohi kunagi seda mäge ette võtta, sest sa tead tagajärgi, aga sa teed seda ikkagi. Vaata järgmist videot, et näha, mis juhtub.